Tere! Südamlikult tere tulemast Parkside'i töökohta uue DIY video juurde. Minu nimi on Philipp. Täna ehitame lauakorraldajat. Kõik vajalikud materjalid ja tööriistad leiad nagu alati allpool ehitusjuhendis. Alustame põhja väljasaagimisest. Selleks kasutame käsiketast saagi. Suurem puidutükk on meie põhi. Paneme selle kõrvale. Ülejäänud tükki kasutame vaheseinte väljasaagimiseks. Paigutame vaheseinad nüüd paika, aga märgime esialgu ainult asukohad. Kinnitamine tuleb hiljem. Võime puidu nüüd kõrvale panna ja metallosadega edasi minna. Pange aga tähele, kui me hiljem metallosi lõikame, siis ei tohi puidule sattuda metallilaaste, sest metallilaastud reageerivad puiduga ja tekivad inetud plekid. Kõigepealt valmistame perforeeritud plekile raami. Kõige parem on see teha ühest ainsast nurkterase tükist. Lõikame kahes kohas veekujulised sisselõiked ja siis saame selle väga lihtsalt ümber painutada. See sobib suurepäraselt. Nüüd saame aukpleki raami külge kinnitada. Kinnitame selle neetidega. Selleks peame kõigepealt mõned augud puurima ja seejärel kasutame pimenitange. Nüüd on veel puudu kruviaugud. Kõige parem on võtta üks vaheseintest orientiiriks, et välja selgitada, millised augud pead puurima. Nii peaks see hiljem välja nägema. Kõik sobib suurepäraselt. Siia paigaldatakse aga laadimisjaam. Seetõttu vajame aukplaadis veel kaabli jaoks väljalõiget. Kui see on tehtud, lihvid puitu ja töötled seda kõva vahaõliga. Pärast seda saad kogu organisaatori kokku kruvida. Puidu kuivamise ajal saan raami lamell-lihketta abil lihvida nii, et see näeks välja nagu perforeeritud plekk. Ja nüüd on aeg organiseerida. Nii on juba palju parem töötada. Märgi kommentaarides ära üks inimene, kelle kirjutuslaud vajaks tõesti hädasti koristamist ja hakka lihtsalt pihta. Tee seda ise.